Shabbat. Suur tänu, et täna õhtul meiega liitusite. Suur tänu, et mind siia kutsusite. Mul on palju küsimusi Gaza ja Hamasi kohta. Aga me ei saa alustada millegi muuga kui kõige põletavama teemaga. See on käimasolevad läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Nüüd, olles kogenud läbirääkija, kes on tegelenud selle piirkonna kõige vägivaldsemate ja küünilisemate terroristidega, kuidas hindate teie Ameerika Ühendriikide läbirääkimiste juhtimist Iraaniga? Kas Trumpi vastukäivad sõnumid aitab või kahjustab USA positsiooni? Ma arvan, teate, USA loomulikult sõltub väga spetsiifilisest läbirääkimiste juhtimise viisist Trumpi ajastul, nagu mina seda nimetan. Trump, teate, ta kasutab oma kindlat viisi, mis segab ebakindlust ja mitmeti mõistetavust ning loomulikult toetub USA jõule kui maailma suurimale jõule ja kõige võimsamale armeele. Ja muidel ta oli ka valmis ning me nägime seda selle sõja ajal, et ta oli valmis laskma armeel teha, mida iganes ta tahtis. Näiteks Iraani õhuruumis Iisraeliga koos rünnata ja nii edasi, mida eelmine president ei teinud. Nii et selles küsimuses kasutab ta oma mõjuvõimu ja näitab oma võimekust. Samal ajal võib see Trumpi lähenemine läbirääkimiste osas mõnikord olla kasulik ka lääneriikidele, sest me nägime seda näiteks tariifide läbirääkimistel, mida ta juhtis, isegi Gröönimaa puhul, kui tahad seda näidet tuua. Nii et mõnikord lääne küsimustes see toimib, sest lääne silmis näeme me läbirääkimisi erinevalt. Me vaatame kellaaegu, me mõõdame edusamme, me jälgime tähtaegu ja nii edasi ja nii edasi. Nii et me suhtume sellesse väga mustvalgelt. Kas me oleme lahinguväljal võitnud või kaotanud? Kui sa seisad silmitsi vastasega, nagu Iraan, siis nende mõjuvõim on aeg. Seega pead sa olema täielikult teadlik, millesse sa läbirääkimistel astud ja sa pead olema teadlik juba ammu enne, kui sa üldse lahinguväljale lähed. See ongi sama, nagu me teeme neid sõjamänge näiteks, et mis saab pärast ja pärast seda, mis pärast tuleb, just selleks pead sa end läbirääkimisteks ette valmistama. Ja ma arvan, et siin tehakse natuke viga, kui ei mõisteta, mis on Iraan, mis on islamlik vastupalu. Meetodid, mis rõhutavad erinevaid asju, kannatlikkust, vastupidavust, vankumatust ja kurnamist. See on seesama Iraan, kellel oli 8-aastane sõda Iraagiga 80-ndatel eelmisel sajandil. Seega pead sa aru saama, kellega sul on tegemist, et oma samme läbirääkimistel õigesti arvutada. Nii et sa ütled, et Trump astus sellesse sõtta ettevalmistamatult. Sain aru. Ma arvan, et selles küsimuses püüdsid nad korrata teiste läbirääkimiste mudelit. Ja nad arvasid näiteks, et edukad läbirääkimised näiteks Hamasiga, mida saadik Witkov koos Jared Kushneriga juhtis, olid edukad. Ja siin saame kõik pantvangid tagasi. See ei ole nii, sa ei saa arvata, et Iraaniga on tegu sama olukorraga. Ja kui sa teed neid vigu, arvad, et mis töötab ühes kohas, töötab ka teises areenis, siis see võib mõnikord olla suur viga. Ja ma arvan, et see ongi see, mida me näeme, miks me iga päev näeme midagi uut juhtumas. Üleeile oli justkui rahu kogu maailmas ja täna võib olla juba 3. maailmasõda. Nii et ma arvan, et see ongi see asi, millest me peame aru saama. Iraan mängib aja peale. Nende jaoks on juba see, et nad on pärast seda sõda ikka veel jalul ja nad on jalul omamoodi võit. Nii et sa juhatad meid Iraani positsiooni juurde läbirääkimistel. Nüüd vaata, Iraan on suutnud nihutada läbirääkimiste fookuse oma tuuma- ja ballistiliste rakettide programmilt välistele teemadele nagu Hormusi väin. Või isegi Iisraeli rünnakud Liibanonis. Need on survevahendid Ameerika Ühendriikidele surve avaldamiseks läbirääkimistel. Nüüd ei saa ma jätta meenutamata fraasi, mille Donald Trump oma esimesel ametiajal välja ütles. Iraan pole kunagi sõda võitnud, aga pole kunagi läbirääkimisi kaotanud. Kas see ongi see, mida me praegu näeme? Kas Iraan võidab läbirääkimiste laua taga? Jah, mingil määral küll Iraan võidab läbirääkimiste laua taga ja ma selgitan seda. Ja samuti teeb Iraan mitmeid asju väga targalt. Rünnakud, mida te mainisite näiteks Pärsia lahe riikide vastu, ei ole juhuslikud. Iraan teeb seda teadlikult, sest nende riikide vastu suunatud tegevusel on mitu eesmärki. Esiteks, et panna neid ameeriklastele survet avaldama, palun lõpetage sõda.
teiseks, et panna neid ümber mõtlema. Te arvasite, et kui teie baasides asuvad Ameerika sõjalised objektid, siis see annab teile mingi kaitset teid ohtude eest. Ei, te peaksite oma diplomaatia ja strateegia üle uuesti järele mõtlema, sest see võib olla ka nagu koorem teie kaelas. Ja te näete seda ka näiteks Omaaniga, kes oli enne sõda vahendaja. Ja vaadake, mis on viimastel nädalatel juhtunud, kui ta läheneb üha enam Iraanile, sest ta kaalub oma samme ja arvab, et tuleb sellest sõjast võitjana välja. Ja viimane asi, mida ma tahan öelda, sa mainisid Liibanoni. Jah, see on omamoodi pingeline olukord, uus olukord. Nad tahavad justkui kõik Iraani toetatud rühmitused kokku tuua ja näidata, et kui sa ründad Beiruti, siis saad Iraanilt rakette. Varem seda ei olnud ja see on väga suur eskalatsioon. Samuti on sõja lõpetamiseks vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine, sest see on praegu laual. Kas see on Iraanile parem või on parem jääda praegusele pingete tasemele? Mis on Iraanile parem, kas kokkulepe või praegune olukord? Noh, see sõltub sellest, mis kokkuleppes on, sest ma arvan, et Iraan üritab, nagu ta püüab selgitada maailmale arusaadavalt, ameeriklastele muidugi, iisraellastele, et me oleme valmis võitlema nii kaua, kui te soovite. Te olete tapnud paljud meie juhtidest. Te tõesti kahjustasite meid ja meie kahjustasime mitte ainult meie, vaid koos ameeriklastega, vaid tõesti tõsiselt Iraani infrastruktuuri. Meil on väga suured majanduslikud kahjud, aga nad ütlevad, et me suudame ikka veel püsti jääda. Ja seda ma räägingi, islami vastupanu tee. Islami vastupanu väärtused. Kui sa ei mõista, mis on põhiväärtused, siis eksid see läbirääkimistel. Ja muiden me näeme seda sama asja natuke teistmoodi Iraanis, Hezbollahiga Liibanonis, Hamasiga Gazas ja isegi Houtidega Jeemenis. Iga üks neist on erinev tegija, erinev osaline, erinevas areenis. Nii et ta kohandab enda olukorraga, aga iga ühe jaoks neist on ellujäämine võit. Vaata, Iraan ütles, et ta kaitseb kõiki oma liitlasrühmitusi. Ta kaitseb või ründab Iisraeli, kui Iisrael ründab Beirutis. Ja siis laiendas ta seda kogu Liibanoni peale. Siis hõlmas see ka Gazat. Ja nüüd piirdub see jälle ainult Beirutiga. Nii et ma arvan, et ka iraanlased püüavad leida sõnumit, et päästa oma kokkuvarisevat liitlasvõrgustikku. Aga kui me räägime sellest, mida president Trump ja Ameerika Ühendriigid tervikuna peaksid praegu tegema olukorras, kus Iraan venitab aega ja näiliselt on aeg nende poolel, siis mida peaks USA praegu tegema? Ma arvan, et 2 asja. Esiteks tuleb murda see uus heidutuse võrrand, mida nad iraanlased, nagu sa ütlesid, näiteks Liibanoni puhul püüavad kehtestada. Kui nad ütlevad, et kui te ründate Beirutit, siis meie ründame teid, tuleb meile pommitamise kaudu selgeks teha, mida see tähendab. Mul on kahju öelda, aga mõnikord on see ainus lahendus. Et sa ei lase end sellistest ähvardustest hirmutada ja pead neile näitama, et see võrrand ei kehti. Ma ei ole nõus sellega leppima, vabandust. Ja teiseks, mis võib-olla ongi suurem probleem, pead aru saama, et aeg on nende eelis ja survevahend. Seega pead mängima samade kaartidega. Sa tahad aega, mina hoian Hormusi väina blokaadi, hoian teid jätkuvalt isolatsioonis, ma jätkan sulle kahju tegemist majanduses ja infrastruktuuris. Nii et aeg ei tööta sinu kasuks. See on ainus asi, millega pead mängima, nende kaartidega, mida teine pool peab varaks ja näitama talle, et sa suudad seda kahjustada. Aga vaata, Iraan on juba selle uue võrrandi Iisraelile peale surunud, sest oletame näiteks, et Hezbollah ründab homme või nädala või kuu pärast Põhja-Iisraeli. Iisrael on roninud väga kõrgele puuotsa ja peab vastama rünnakuga Beirutis. Iraan ründab Iisraeli ja Iisrael vastab Iraanile. Aga see vastus jääb piiratud, sest Trump avaldab Netanyahule survet, et Iisraeli rünnakud Iraani vastu oleksid piiratud ulatusega. Ja see dünaamika on selline, mida Iraan suudab taluda, sest Iisraeli rünnakud on piiratud. Kuidas seda tsüklit murda? Sest Iraan saab sellega jätkata. Ja mida ta siis teeb? Ta võib igal hetkel, kui ta otsustab, anda Hezbollahile käsu Iisraeli rünnata, lõhkudes selle dünaamika. Kuid see avaldab Trumpile läbirääkimistel survet. Jah, ainus asi, nagu sa ütlesid, kõigepealt see on tohutu probleem. Ma ei ütle, et see ei ole nii.
ma ütlen, et asi on selles, et veenda president Trumpi mõistma, et kui sa kuuletud sellele, mida nad püüavad sulle peale suruda, nagu me ütlesime, võrrandid ja uued võrrandid, siis kaotad sa igal juhul. Nii et sa pead neile palju jõulisemalt selgeks tegema, lisaks blokaadile ja kõigele muule, et sa ei ole valmis seda aksepteerima, isegi kui sa maksad selle eest lühiajaliselt, aga sa pead vaatama pikaajalist perspektiivi. Ja veel üks asi, tead, läbirääkimistel on üks termin, mida me väga sageli kasutame, kui me läbirääkimistele läheme. See on patna. Näiteks, mis on sinu parim alternatiiv läbirääkimistel saavutatavale kokkuleppele? See on midagi väga mõjuvat, mida meie läbirääkijad alati otsime. Praegu näevad iraanlased alternatiivi palju paremana kui kokkuleppega nõustumist. Sa pead panema nad aru saama, nagu ma ütlesin, tervikliku lähenemisega, mis neid jätkuvalt kahjustab, sealhulgas infrastruktuuri. Et seni olid sa üsna piiratud sellega, kuidas sa neile kahju tegid. Blokaadi, isoleerimise ja ka majandussanktsioonidega kõik kokku, nagu paketina, mille puhul ütled, et oled valmis seda hoidma nii kaua kui vaja, isegi kui sul on mingit survet. Ja mina ei ole, tead, nagu ma ütlesin, ma olen täielikult teadlik sellest survest, mis isegi president Trumpil oli kodumaal. Novembrikuu valimised, Ameerika 250. sünnipäev. Tänane inflatsioon. Tänane inflatsioon, jah, ma tean. Mitmed tegurid, mis avaldavad suurt survet. Aga kui tahad pikaajaliselt võita, pead olema valmis lühiajaliselt mingit hinda maksma.